Tervist, kallid vaatajad! On aeg jälle üheks meeldivalt keskpäraseks, üheks vägevaks ATV videoks. Enne sõidule minekut teeme ühe tšiki-preki kiiresti ära ja tahaks öelda, et tänane video on teieni toodud niisuguse huvitava ettevõtte poolt, mille nimi on CarCops. CarCops GPS. Ja kes ei ole siis kuulnud veel, tõenäoliselt autoga sõitjad on kuulnud juba raadiost reklaame, et tegemist on sellise asjaga GPS jälitusseade. Pane ükstapuha mis seadmele peale ja näed iga kell, kus ta on, kuhu ta läheb. Kui keegi aku pealt ära võtab selle GPS seadme, siis tuleb teavitus sulle, et GPS seade on eemaldatud ja nii edasi, et sa kohe tead, oled kõigega kursis. Kardad, et sul kaob ära ATV või mis iganes, pane kasvõi murutraktorile, pane kasvõi kärherile külge, kui tahad. Et kui kardad, et midagi keegi varastab ära, pane GPS seade külge, pole probleemi. Eks naine, kes siin maha jätnud on näiteks, natukene mõtled, kus ta käia või mida ta teeb. Salajamine, pane GPS seade peale. Probleemid lahendatud. Minule jõudis see imeseadeldis läbi Rando, kes töötab siis CarCopsis. Suur aitäh sulle, Rando, suur aitäh teile, CarCops. Ja nüüd on väidetavalt nii lihtne seda külge panna, et isegi nõrgema soo esindajad saavad sellega hakkama tõenäoliselt. Ja siin sees siis ongi terve seade, mida sul vaja on. Tada, lihtne, simple as that. Siin on, nagu ma aru sain, kohe vaatame. Made in Lithuania, CarCops, märgid, siin on mingi kleps, mida saad panna. Näe, Wildlife Est, nimetus peal. Okei, siin on kahepoolsed klepsud, seda saab kleepida igale poole. On 3 juhet, need tuleb haku külge saada, eks ole. Nii, üleüldse, mis on naljakas kokkusattumus, on see, et kui ma Neerutis käisin ja sõitsin ATV-ga Neerutis ringi, siis ma mõtlesin, et mis siis saab, kui ma nagu lähen liiga kaugele, eksin ära, ATV lülitub välja, ei lähe käima enam, siis kui see starter korraks taha ei võtnud, on ju. Et mis siis saab? Mis siis saab, kui ATV seisma jääb? Otsi auto ülesse, pärast ei leia ATV-d ülesse, pärast keegi on juba ära viinud selle ATV sealt. Et mõtlesin, just käis peast läbi, et kurat, et autol ja ATV-l võiks olla mingi GPS-seade peal, et saaks kohe tead, kus kohas jäta kuhu iganes see auto, pärast leiad 100,000% kindlalt ülesse. Ja siis järgmine päev kirjutas Rando mulle, siis mul oli nagu tähed on nagu align'isid, vaata. Stars aligned, what the fuck. Mis kokku sattumus. Nii, CarCopsi suur kleps mulle, ilusti. CarCops. Paigaldusõpetust ei ole, aga see on mis kodu veel. Aga mis siin paigaldusõpetust vaja on? Siin on lihtsalt sul kõik olemas. Ja kui ma juba sellega hakkasin tegelema, siis ma mõtlesin, et mul oli starteriga probleem, on ju. Kes siis ei tea ATV-del üleüldse, aku eluiga masinatel on circa 5 aastat või? Ma võin mürki võtta, et see aku on siin peal kauem kui 5 aastat olnud. Nii et ma kardan nagu natukene, et aku tuleks välja vahetada. Ehk siis ma video alguses vahetan välja aku, panen CarCopsi peale ja siis vaatame edasi. Ma lihtsalt mõtlen, et kuhu ma selle panna võiks, et siit ATV pealt minema ei lenda need seadmed. Aku on vaja üle mõõta mulle. Mul on niisugune sitsüsteem sellel akul praegu. Ta on suhteliselt vabas õhus, nagu näete. Aku klemmid, kuidagi ma pean mingi asja välja mõtlema, et see aku paremini kinni püsiks. Praegu on ta ühe nipukaga siin kinni, mis ei ole isegi kõvasti kinni tõmmatud. Ja kuidas aku klemmid on? Aha. Mitte midagi erilist. Niisugune special komplekt mulle väga meeldib. Kõik eluks vajalik on olemas siin. 10 on perfect. Kurat, mul ei mahu see siia vahele. Nagu ikka, kõik on nii kiireks tehtud. Nii, aku mees. Ei või kuna mul natuke läheb aega enne kui ma aku saan, siis lähme vaatame kõik ülejäänud asjad üle. Mingi äpi peab alla laadima. Kontoga peab sisse logima vist kuskile. Näe, CarCops on päris kõva firma, kurat, teeb koostööd Tallinna linnatranspordi tarbesõidukitega. Bussid, trammid, asjad, särgid, värgid. Anname sulle GPS-seadme eluaegse garantiiga. Iga 10 sekundi tagant annab auto asukoha edasi. Hoita. Võimalik määrata geopiirkonnad, millest väljudes saad koheselt teate. Teenusega on võimalik näha sõidustiili.
Kaarkopsi koduleht. Ilusti siin naksti. Kuskil on Google Play. Paneme installima. Installitud, tehtud. Särgid, värgid. Nii, no näed, sisse ma sain logitud igastahes. Ma ei kujuta ette, mis see endaga kaasa toob. Eks ma pean selle asja võib-olla ära ühendama ja siis tuleb siia midagi, mulle mingi info. Tere! Mis sa teed? Väga maitsev salat, aitäh. Pal. Sikka soolane oli, aga ma panin natuks hapukoort juurde ja segasin. Reedi! Reedi! Kus sa... Mis kõige naljakam on see, et ta on täiesti pime ja ta ei kõndinud praegu mitte kuskil otsa. Vahest muidugi paneb pauguga kuskil otsa. Põhimõte on see, et juhe on nii kuradi lühike, kuradi karu perse ma panen. Seadme peaks panema kuskile istme alla nagu. Muidu ta lendab minema kuskilt. Siin on sumps, eks ole. Aga siin aati veel. Mis siin? Sumpsist peaks kaugel olema. No jah. Siit ma ei teagi. Selle all on vaikitud plokka. Nii kaugel ei viitsiks nagu vedada seda juhet. Näed, siia näiteks, nojah, point on selles, kas siit kaob minema või ei kao, noh. Klepsuga, kahepoolse klepsuga käib kinni. Ma olen nõus suga. No ma saan aru, autos vaata, vahet kuskile ei kaoda kuskile, aga ATV-ga paned läbi hüpete asjade. Siia alla ei saa niikuinii panna. Ta peab olema kuskil siin. Jah, võta see ära, vaata äkki saab siia. Võta aku kaasa. Kus aku on? See asi. Seda vaat tegema. Tükki saaks. Aga sul on siin need asjad kõik? Ei ole. Sääl on, jah? Kommunaalis. Sul on kommunaalis. Meil on plekki töökoda, by the way. Keegi tahab katuseplekki, mis iganes, ükstapuha, mis plekki tükki. Teeme ära. Küsi pakkumist mu käest. Paigaldame ka valsplekk katuseid, asju, särki, värki, kõike. Nii, kuidas see peaks lahti käima? Ahaa, siin on mingi asi. Võtame korraks, vaatame. Putsi, nüüd ma ei saa vintsi kätte. Mul ei ole akut. Ma kuskilt kuulsin, et ei ole jama on seda. Never mind. Ma hakkasin ütlema, et ma olen kuskilt kuulnud, et seda on jõle jama kätte saada. Aga valesti kuulsin tuleb välja. Kaarkopsi meestega on mul räägitud nüüd. Väidetavalt kollane juhe peab minema süütesse. Ja mind nüüd huvitab, kas ma üldse selle asjanduse endale siin kätte saan. Sellepärast, et mul on vint sees täpselt. Testeriga läbi käima. Kurat, mul ei ole jah, kahjuks praegu juhtmeid ega midagi. Ma olen käinud poes. Tere jälle. Poes on käidud ja põhimõtteliselt poest tuli välja, et aku, mis peal on praegu, on 10 ampertundi. Aga põhimõtteliselt võiks olla 20 ampertunnine aku peal. Ehk siis 2 korda sitem aku oli mul peal. Ja ma mõtlesin siin pikalt ja laialt, et kuhu ma võiksin panna selle kuradi GPS seadme ja ma mõtlesin välja, et näed, selle all on niisugune hea compartment nii-öelda. Ma muidugi ei kujuta ette, kes see mõtles välja, et niisugune asi võiks siin ATV-l sees olla. Aga esiteks, selle asja nimi on kompressor siin sees. Teiseks, kes arvab ära, kuidas see kompressor käima läheb? Sigaretisüütajast nagu kõik kompressorid. Kas ATV-l on sigaretisüütaja, arvake ära. What the fuck, eks ole? Teen selle, näed, siin on auk olemas täitsa. Ma saan juhtme siit samast vedada. Silkud täis panna, ma ei pea puurimagi. Kui hea. Puhas. Tehtud. Selle GPS-seadme paigaldus on niisugune suhteliselt lihtne süsteem. Ostad endale näiteks Kaarkops kodulehelt selle seadme. Kui ei viitsi ise külge panna, nagu ma siin mässan natukene, või ei ole võimalus selle jaoks, siis lähed Kaarkopsi mõnesse autotöökotta. Neil on kodulehel olemas, kes paigaldusi teevad ja ongi kõik. Võid ajakirja, võid auto sinna, panevad külge sulle ja ongi kõik. Ja ise ei pea üldse mässama. Võtame oma seadme, niisugune ilus Kaarkops. Made in Lithuania. Niisugune kahepoolne kleps on peal. Ja paneme seadme siia. Paneme selle siia. Ma teen selle ühenduse siin samas ära. Kurat, mul ei ole kiirklambreid. Ma ei viitsi küll mässama hakata kiirklambritega panen. Kuule, vaata need elektrikiirkiinnitusklambrid, kus need on? Objektid. Selge. Ja sina oled küti juures. Okei, no sitta kah ma olen käinud seal ära. Noh, tavai. Elektritööde asi on objekti peal ja peaks objekti ka vaatama. Praegu on töötunnid. Ma varastan aega. Meil enda firma selles suhtes. Siin on nii vähe seda pinda.
peaasi, et katki ei lähe midagi. Jõle kõrn lugu. Selle noaga, see on nii terav, kurat, ma lõikan katki selle. Kaabli küljest ära. Väga õlmalt pead rullima. See kaabel oli väga niukene, väga nõrk. Julgu vajutadagi peale nagu väga. Ja punase paneme mustaga kokku ja kollase sinisega. Siis saab vägevaid leeke näha ja välgusähvatusi. Ühe kaabelduse ma viisin ära praegu, on ju. See on siis mul akujuhe, aga kolmas juhe peab minema süütesse. Ma mõtlen seda, et mul on vaja eristada, milline juhe süütesse läheb. Seega, ma teen niukse triki lihtsalt, et selle ma jätan ka topeltjuhtme, aga ainult ühe otsa ühendan ära, siis ma tean, milline kaabeldus on milline. Ja näiteks ühe poole lõikame ära, naksti. Selle poole puhastame ära ja ühendame siia. Pärast me muidugi paneme juhtmed kuidagi paremini natuke kinni ka, aga praegu selline nii-öelda ajutine variant. Ajalugu on muidugi näidanud, et ajutine variant ei ole kunagi ajutine, vaid on lõplik. Sellepärast, kes sellega pärast enam viitsib tegeleda, eks ole. Nii, ja viime selle juhtme ka siit läbi. Mul on siin nipukaid küll, nipukaga tõmban siia külge. Teate, mida ma teile ütlen? Nipukad on kõige paremad asjad maailmas. Neid kasutatakse igal pool autotööstuses. Absull. Isegi kuradi BMW esinduses panevad sulle kuradi nipukaga kinni asjad. Terve maailm käibki nipukatega koos põhimõtteliselt. Autotööstus, puhas nipukatööstus. Pärast lõikan tangidega ära. Tangid on kadunud, aga äkki nendega saab ka lõigata. Fun fact. Need näpitsad leidsin ma kalal olles maast. Aitäh, kes iganes sa jätsid need maha. Äkki tunned ära videos. Sain ma kavastu parve pealt need. Mul oleks hea viia siit vahelt. Ahaa! No, valest kohast. Tahtsin teda viia siit niimoodi kuskilt muu. Siin oleks hea, kui ta siit alt jookseks. Siit alt. Väga hea. Kas ta ulatab mul siia süüteni? Võib-olla mitte. Ma tahtsin võtta selle plastiku ära. Sellepärast mul peaks olema riiulis uus, samasugune plastik. Ma siin vahepeal olen natuke nokitsenud. Nüüdseks on praegu mul aku küljes. Mul on juhtmed veetud siia GPS-seadmele. Mul on juhe veetud sinna ette, selle ma tegin eile ära. See uus aku on 20 ampertundi ja nüüd saab testida, kas on mingi erinevus ka starteri käima minekul. See plastik on see uus plastik. Selle saan ka välja vahetada. Teisele poole panin juba uue. Parem on kindlasti, võib-olla eks näis tulevikus. Ma lasen vintsi välja nüüd. Nüüd peaks see asi siit ilusti ära tulema. Tadam! Nagu näete, süütelukk on siin ja süüte me saame siit. Nüüd mul on vaja teada saada, milline neist reageerib süüte keeramisele. Võtame välja testri. Selle paneme keha külge, mass. Võtame massi kuskilt, näiteks siit. Selle otsa, kui ma panen nüüd plussi, siis mul on niuke asi, mille nimi on saaguvalgus. Nii, võtame siit praegu vool, vaatame. Ahah, ma sain süüte peale praegu, vaata. Kas see ongi siis süüde või? Kas ma peangi siis siia ühendama või? Loogika ütleb jaa. Nii, käes. Anyway, nüüd peaks kõik korras olema. Tõehetk, aku on ühendatud, kõik jutud tehtud. Olemas. Ma panen ATV kokku ja meie teiega kohtume sõidu ajal. Tervist! Olen jõudnud enda suvilasse nüüd ATV-ga, kõikide asjadega. Tahtsin veel näidata teile CarCopsi seda rakendust ja seda kõike. Sain lõpuks tööle endal asjad. Vialoni appis näitan siit kaarti teile.
enam-vähem, kus kohas ma olen, eks ole. Siin näitab ilusti ära, kus ATV asub, mis igasugused erinevad asjad, mis siin on, infod, asjad, särgid, värgid, natukene olen sõitnud. Autoga sõitsin juba ATV-ga. Ta räägib sulle teisi asju ka, praegu näed, siin on näiteks näha, et kui GPS-i ära võtad aku tagant või kui kiirust rikud 1 kilomeetriga tunnis. Vägev, nüüd ei ole nagu sellega kunagi enam mul probleemi, et siiamaani ma ei ole muretsenud selle pärast, et kas keegi ATV võib ära varastada mul või niimoodi. Ma hoian teda väga turvaliselt üldjuhul. Ma pigem muretsen selle pärast, et kui ma nüüd peaksin kinni jääma kuskil või midagi juhtuma ATV-ga ja ma olen kuskil pärapõrgus, kuidas ma seletan teisele inimesele, kus kohas ma olen, et keegi mulle appi saaks tulla. Nüüd ei ole enam põhimõtteliselt vaja muretseda selle pärast kunagi vist. Mul on siin kaasas õng. Arvake ära, mida me tegema lähme. Ma ostsin endale niisuguse laheda malmpanni likvideeritava käepidemega. Siis tahtsin veel rääkida, et ostsin endale uue jope. Ülihea, ülimõnus. Kõik sees. Lähme. Poisid. Juba ma näen raisk. 2 asja õppisin praegu ATV-ga sõidu ajal. Number 1. Ma saan aru, miks mehed näomaske kannavad. Number 2. Õnneks mul on habe ja mind see ei koti. 3. asi. Ma mõtlesin, et mul jalgadel ei hakka jahe, aga natuke oli. See on see koht, kus ma olen, on see, kus ma ühe selle lobi raketibaasi video ära lõpetasin. Siin on üllatavalt vähe võrke isegi. Õnneks. Aga nagu näha on, siin on nagu kari, ma ütlen ära kohe. Üks kari läheb siit. See võrk, need 2 lippu, mis seal on, mida on näha, võib-olla ma ei tea, kas videos on. Need on kaldalt pandud. See on koht, kuhu ma ise panen vahest võrku. Teine võrk on seal. Jookseb. No eks ma saan sealt kari juurest sinna paremale ja vasakule loopida võib-olla. Sealt natuke edasi minna. Sinna poole ma ei tea. Sitasti on pandud need 2 võrku täpselt. Niimoodi, et kui kala ujub niimoodi mööda rannikut, siis ega ta siia ei jõuagi, kus ma loobiks võib-olla. Eks näis. Vaatame. Katsetame. Kohe praegu ei hakkakski loopima üleüldse. Teeks väikse lõuna. Üks asi, mis mind põhimõtteliselt kõige rohkem imestama paneb, on see, et ma pole sääski näinud, ma ei tea, mis ajast praegu on mingi 24 september. 26 september on täna. Ma ei ole sääski näinud 2 kuud. Siin nad söövad mind praegu. Kõigile meeldis väga MRE video, nii et pum! Aeg uueks. Seekord on meil niisugune asi plaanis süüa Vene sõduri eine. Ratsioon number 7, nagu ma aru saan. Muidu on tore koht see lobi, aga kuradi sääseid raisk. Ilus karp on sees. Kõige jamam asi on see, et kui siin vene keeles midagi on, siis ega mina ei saa vene keeles midagi aru. Aha, seda ma saan aru. See on soojaks tegemiseks. See on, ma eeldan, mingi maitseaine segu. Või tee vist ikkagi hoopis. See on, ma ei kujuta ette, mis asi see on. Ukra. Ma ei oska vene keelt, sorry. Ja siin on meie praad. Nahui. Ma eeldan, et see on see, mis seal kirjas on. Sahar, 20 grammi suhkrut. Mida fucki? Ja mida see on? Kas see on moos või? See on vist õunamoos. Ma arvan, et need on mingid puhastussalvrätikud, aga ma ei ole kindel. Ja siis ma eeldan, et see on peper ja sool. Okei. Aga first things first, ma saan aru, et see on suur praad. Ma piilume sisse siit vahelt. Okei, see on midagi söödavat. Ma teen soojaks selle ka. Ja vaatan, mis siin sees on. Siin on mingi mögin. Maitsen keele otsaga ja ma ütlen, ma ei saa aru, mis asi see on. Kasutame nende enda süsteemi soojendamiseks. Kusjuures ma vahepeal mõtlesin, et ma teen võib-olla lõket ka, aga kell on nii palju, et ma lihtsalt ei jõua kõike teha. Ma ei tea, kas ma sain õigesti aru, selle keele on alla
selle keeran alla. Need nurgad keeran alla väidetavalt ja selle keeran ülesse väidetavalt. Ja siis nad tahavad, et paned selle niimoodi, paned ühe kapsli sinna sisse. Boom. Ma mõtlesin, et see plahvatab põlema. Need süüteküünad, mis poes müüakse, need lähevad küll väga aplalt põlema. Mitte nii nagu see siin. Kuradi süüteküünal on selline. Okei, see läks vist põlema õnneks. Ma viskan selle siia peale lihtsalt. Küll ta soojaks läheb sellega. Tõin enda kateloki. Ma ei viitsinud priimust kaasa võtta seekord. Võtsin selle süsteemi. Ahah, läks põlema isegi. Tuleb välja, et ma olen idioot ja ei võtnudki vett kaasa. Võt, mis välja tuleb. Vaatame, mis siin all toimub. Kõik keeb. Selle peaks ka vist soojaks tegema, ma arvan. Ma ei tea, mis asi see on, aga soe võiks ta ikka olla. Siin on küll niisugune väga huvitav mant sees. Järjekordselt tundub, et on tegemist ühepajatoiduga või midagi sarnast. Neile kõigile meeldib ühepajatoit, tuleb välja. USA, Eesti ja kõik kohad. Ta võib natuke jube välja näha, siis ma võin ausalt öelda, et ta on päris maitsev. Täitsa söödav gramm, täitsa okei. Ma võtsin vee ja panin ta autosse ja sinna ta jäigi. Ma juba tapalt võtsin kaasa, aga mitte ATV peale. Nii et tee jääb ära. Kõike muud saame põhimõtteliselt degusteerida. Küpsised meeldivad neile ka kõigile, nagu ma olen aru saanud. USA küpsis oli vähe teistsugune, niisugune imelik. Eesti ja Vene küpsis maitse poolest on täpselt sama. Ma niikuinii kõik ära ei jaksa süüa, aga see mant on kindlalt valmis siin. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis mind seal sees ootab muidugi, aga selles suhtes ühepajatoit on küll päris hea. Paljud inimesed kommenteerisid minu Eesti MRE video alla, et nad ise mõtlesid kaitseväes igasuguseid asju välja, et kuidas maitsvamaks teha ja nii edasi, et ise ostad nuudleid juurde ja ostad leiba juurde ja nii edasi. See on väga hea, kindlasti metsas on kasu sellest. Minu eesmärk on lihtsalt praegu maitse testida nii-öelda seda, mis sulle on antud, vaata. Et kuidas sellega hakkama saab nagu. Et kindlasti on võimalik maitsvamaks asju teha ja ise panna juurde ja nii edasi, osta kuradi kilo liha ja marineeri ära, on ju hoopis teine asi, aga ma siis tahangi teada, mis sõjavägi ise annab sulle, vaata. Ja siis vaatame, et mis vahe nendel on. Sorry, Ranna Rootsi, aga see ühepajatoit või hautis või mis iganes siin on, see on väga hea. Venemaa oma, Eestimaa oma, natuke lahjaks. Vaatame, mis see siin sees on siis. Nagu mingi püree oleks. Nagu mingi püree. Natuke magus. Äkki see peakski nagu mingi magustoit olema. Aga mitte nagu meeldivalt magus, vaid lihtsalt nagu mingi mass. Täitsa hea. Oleks tahtnud veel isegi. No, küpsiseid võib ka süüa. Ma põhimõtte meelega ei söönud neid küpsiseid, et kuna mul vett ei ole, juua mul ei ole mitte midagi. Ma ei tea, kaua ma vastu pean ilma vedelikuta. See ei ole üldse maitsev. See on nagu mingi mass, mis meenutab mingit maitset, aga ma ei tea mida. See on päris jube. Seda ei taha üldse süüa ikka. Kõige sitem värk on praegu see, et ma tunnen, et mul on jänu isegi. Anyway, testi mõttes siis nüüd, tolles selle põhiasja juurde, MRE, noh, ma nüüd ei tea. Ühepajatoit oli super, aga see teine mögin oli küll niisugune päris jube. Vaatame pulli pärast, mis siin sees ka on siis. Kas seal on märjad lapid? Jep, märg lapp. Ma eeldan, et üks on enne toitu, teine on pärast toitu. Ma ei pannud ennem tähele, aga siin on plasmas lusikas isegi sees. Sool, pipar, mingi õpetus võib-olla, WC paberitükk, ühekordne. Näe, ma ei tea, te peaksite võib-olla nägema mind. Läbipaistev. Käes tundub teepakk, piparmündi oma äkki. Ma kodus katsetan seda. 20 grammi suhkrut. Selle niisamas paed sisse, siis on kõht täis juba. Midagi muud ei peagi sööma. Siis on õunamoos see vist. Ma katsetan. Täitsa hea õunamoos.
natuke liiga, selle ma panen reaalselt endale taskusse ja kodus katsetan. Anyway, natuke liiga nigel oleks tulla siia ja mitte loopida üldse. Saladuskatte all võin teile öelda, et ma kavatsen filmida siin, no mitte ainult siin, vaid nüüd täna on neljapäev ja terve nädalavahetus, iga päev ma tahan filmida või mingi plaan on vähemalt. Mul on plaan tulla püüda kindlasti Merikat, mul on plaan tulla ATV-ga avastama, mitte siia samma, vaid üks teine koht, kaugemale minna, seal ringi sõita, avastada maailma, tulla siia Merikat kindlasti püüdma, võib-olla isegi 2 õhtul, et terve nädalavahetus filmin ja nii edasi, et täna ma jõudsin lihtsalt nii hilja Võsule, et ma ei jõudnud oma asju varem valmis seada, kõht oli tühi ja nii edasi. Mul on isegi kahlakad kaasas, näe, kahlamispüksid. Mul oli plaan vette minna, aga kahjuks niimoodi jäi ära see plaan. Küll aga ma reaalselt teen mingi paar viset, kui ma juba siia tulin. Kurat, kumb läks katki. Mul on eraldi Merika landid kaasas. Ma ei tea, äkki keegi näeb midagi, mis talle meeldib. Minu isa ütles, et tema oma kõik kalad on saanud sellega, selle sinise poisiga siin. Aga ausalt öeldes see mulle tundub väga ilus. Nii et ma isegi tegelikult, no kurat, isa on saanud kala sellega, proovime seda. Mul on siin tavaline nöör ja landilõks otsas. Ma olen kuulnud, et hilis õhtul väidetavalt isegi saadakse. Või noh, ütleme kott pimedas juba. On niuke hea liivapõhi, ma mõtlen, et siin peaks võib-olla äkki lesta ka saama. Nagu selles suhtes ma võin nii palju öelda, et võrguga ma olen siit lesta saanud. Selles ei ole küsimustki. Vesi väidetavalt on 12 midagi kraadi juba. Merevee temperatuur ütleb. Seal on veel üks võrk otse ees. Ma loodan, et see võrk võetakse välja, sest mul oli plaanis isale öelda, et ta võtaks võrgu kaasa, paneks ka võrgu sisse äkki. Olgu, viimane visepoisid. Kurat, niukene tunne, et ma juba ehmatasin ära, aga tõenäoliselt siin on nagu see kari, et tõenäoliselt ei olnud midagi. Aga mõnus tunne oli. Kalamehed teavad. Olgu, kell saab palju. Ma olen koju, katsetan teed. Ma tahan kindlasti Võsut ka drooniga filmida, seda ma ei ole teinud. Võib huvitav olla droonipildist. Ei no, ise olen filminud tegelikult, aga footage'it ei ole teile näidanud. Kohe kui ma drooni sain, esimene päev, siis ma vaatasin, sõitsin Võsul ringi sellega. Aga olgu, olge muhedad ja head ja olge tublid ja kohtume järgmine kord. Tšau!